Nii, alustame SKL lõunaõhtuse 3. osaga. Tere, mina olen siis Kärt Kangur, olen Sindi Gümnaasiumi aineõpetaja, meetringi juhendaja ja täna on siis meil külas erikülaline ja kas sa palun tutvustaksid ennast? Tervist, minu nimi on Indrek Raadik. Mõnedele või võib-olla isegi paljudele inimestele natukene rohkem tuntud Summeri nimel. Ja miks ma siia olen kutsunud, et siis meil on tulemas vilistuste pidu ja siis me mõtlesimegi, et kutsume siis kellegi, kes on meil koolis käinud. Et millal täpsemalt sina siis koolis käisid ja... Mina tulin Sindi kooli 1982 aastal. Ja ma nüüd aastat täpselt ei mäleta, aga seal tekib selline asi, et vilistaste kokkutulek, et ma küll olen nendel üritustel alati käinud, sellepärast, et Sindi kool on ikkagi olnud nagu hästi pikalt nagu üks osa minu elust. Aga ega ma tegelikult vist nagu päriselt ju ennast päris vilistlaseks ei saa nimetada, sellepärast, et kui ma lõpetasin 9. klassi ja oli siis nii-öelda keskkooli minek, tänasel päeval siis gümnaasiumisse, siis tegelikult oli meie koolis või Sindi koolis sellised õpetajad, kes olid jalad ristis ja käed ristis selle vastu, et ma siia kooli nagu jääksin. Et pisut on sellest kahju, aga ma olen selle asjaga nagu rahu teinud nende inimestega samamoodi. Mõned nendest enam ei ole täna isegi võib-olla elus, võib-olla on, ma ei tea, et vahet ei ole. Ja, aga julgedki öelda põhjust, miks? Ma võib-olla ühe põhjusena tooks, mis ma ise arvan. Ma olin hästi elav poiss. Tänasel päeval sellistele elavatele poistele pannakse isegi diagnoose, kas siis nii-öelda ATH või siis nii-öelda hüperaktiivsus. Et ütleme nii, et ega ma ikka purgis ei püsinud. Ma sain oma asjadega nagu hakkama väga suurte ja ütleme mõningate õpetajatega abiga ka, kes nii-öelda nagu ikkagi nagu tahtsid ja ema siin nagu tahtis, et ma ikkagi kõik asjad saaks korda ja eks ma lõpuks sain ka. Aga eks oli selline purki panemise asi ja meil oli klassis siuke hästi mõnus poiste seltskond, kes hoidis hästi tugevalt kokku. Ja millegipärast ma arvan, et see seltskond taheti lihtsalt ära lõhkuda. Ja no ütleme nii, et said hakkama. Ja mis siis edasi tegid? Ma läksin siit edasi Pärnu kutsekeskkooli. Õppisin ehitustisleriks ja seal ma siis ka nagu lõpetasin. Okei, aga kui sa mõtled nende aegadele, kui sa olid siin koolis, mis sellised eredamad mälestused olid? Et kui oma poistekambale näiteks mõelda? Noh, ütleme nii, ega see poistekamp, see oli tegelikult selline kamp, kellele meeldis hästi palju liikuda, sporti teha, et me hästi palju veetsime aega siis seal võimla poole peal, erinevates treeningutes, korvpallid, jalgpallid, võrkpallid, sulgpallid, no põhimõtteliselt me tegime kõike, mis üldse oli võimalik ja sellel ajal ju tegelikult, ma ei tea, kuidas tänasel päeval, kes Sindi koolis mängitakse veel pesapalli, käis ju Sindi koolis üks Soome kool, kes kinkis siis meile koolile pesapallivarustuse, et tekkis ka pesapallitrenn, üks esimesi Pärnus ja Pärnumaal üldse. Et selles mõttes neid huvitavaid asju oli hästi palju ja noh, mis oli veel huvitav, Sindi kool oli sellel hetkel ju eraldatud niimoodi, et üks osa oli vene poolega ja üks oli siis eesti poolega, et ja siis need eesti ja vene rahvused kohtusid siis õue peal seal basseinis, mängides ühte pallimängu, küll löödi selle klaasega hetki, siis mindi omavahel kaklema ja kõik asjad, et seda õõrumist oli, aga tänase päeva ma arvan, et kõik on elus ja kõik on okeid. Ma just mõtlesingi, et väga huvitav, et kas siis see lõiming oli teil ka, et venelased eest pandi mingisuguse üritustele kokku? Üritustele ei pandud, küll aga oli see, et kui olid mingisugused koolidevahelised võistlused siin Pärnus ja Pärnumaal, et siis oli nagu see, et jalgpalliveeskonda pandi, loomulikult võeti vene poisid juurde alati, mingi okimängud, aga ütleme nii, et seda lõimumist ega väga nagu ei olnud, et see oleks võinud toimida sellisel juhul, kui need koolid ei oleks eraldi olnud, et olekski ühte patta kõik visatud ja
ma arvan, et nendest oleks võib-olla paremad inimesed ka, sest no nii palju, kui ma mõningate elulugu olen nagu järele kuulnud, siis ega neil nagu väga hästi nagu elus ei ole läinud. No see on vist paratamatu. Sindi, väike linn. Täpselt. Aga kuidas teil see klass siis oli? Kas te suhtlete näiteks ikka veel või kas teil see kambavaim nagu ikkagi oli seal olemas? Meil oli kambavaim olemas, ütleme sellest 4 kambast paraku ühe sõbra nagu eluküünal kustus nagu väga-väga varakult. Et 3 me sellest 4 kambast oleme elus ja ütleme niimoodi, et me ei saa väga tihedalt kokku 3, küll aga ühe inimesega ma suhtlen nagu väga-väga tihedalt. Et ütleme nii, et ma olin 3-aastane, kui mul isa surma sai ja ema jäi üksi kasvatama. Ja lasteaias mul tekkis üks sõber. Ja kui me kooli tulime, siis selle sõbra isa hakkas meid tassima õhtuti nagu võimlasse. Võrkpallitreeningutele, korvpallitreeningutele ja isegi talle, ma ütleme nii, et ma talle ei ütlegi enam tema nime, ma ütlengi talle isa, et ta on nagu olnud selline kõrval olev isik, kes on nagu mingil määral suunanud, et noh, tänu temale ma olen jõudnud näiteks, ma arvan, nii sügavalt spordi sisse ja mingisugused asjad on kindlasti ka veel muud moodi külge jäänud, et aga üleüldises plaanis meie nii-öelda aastakäik veits nagu kahju, et me ei suhtle nagu nii tihedalt, kui võib-olla võiks. Võib-olla see on mingisuguses vanuses kinni, et me oleme endiselt veel suts alla nii-öelda poole sajandini. Et kui see krõks ära käib ja seal hakkavad mingisugused asjad käima, sellised elulised juba muutused tugevad, et ma arvan, et siis ei ole ainult see kooli kokkutulek või vilistaste kokkutulek see koht, kus me kokku saame, et siis hakatakse rohkem. Et näiteks minu õde käis ka siin koolis ja nemad suhtlevad nagu päris tihedalt oma kambaga, et see on nagu päris huvitav ja mulle nagu meeldib ja olen ka ise nendega aeg-ajalt laua taga istunud ja juttu rääkinud. Okei, sest mina ise käisin ka kuni 9. klassini siin, aga meil on ka kahjuks see, et nagu kõik on nii erinevates kohtades, aga jah, et on ka kahjuks nagu see on selline huvitav asi, et öeldakse, et Eesti on väike ja et maailm on väike, et sa jooksed inimestega kokku ikka, aga ta on ikkagi piisavalt nii suur, et ega iga kord ikka kokku ei jookse ja arvestades seda, et meie lõpetamise ajal Eesti sai ju vabaks ja vabanesid ka piirid, siis tegelikult on hästi paljud Eestist nagu välja läinud erinevatesse riikidesse elama. Õnneks on sotsmeedia olemas, et aeg-ajalt ikka kirjutad palju sünnipäevaks, aga siis vaatad, et tagasi midagi ei tule, siis ei tule. Siis ei tule, siis lihtsalt nii ongi. Aga sa mainisid hästi palju sporti, et kas sul oli veel mingi huvi või hobi, mis nagu tänaseni sinuga jäänud on? No selles mõttes, et ma ei nimeta oma üheks ametiks või tööks spordi kõrval muusika tegemist. Et tänu sellele, et mul ema laulis, isa laulis, õde laulis, ilmselgelt lükati mind lasteaias juba ka nagu laulma. Ja kui ma siia kooli tulin, siis meil oli hästi äge õpetaja Lehte Rinaldo, kes tegi nagu üliägedaid muusikatunde ja kuidagi ja siis ega siin koolis lükati ka, kuna Lehte laulis koos emaga ühes nii-öelda bändis, siis lükati mind siin ka ju laulmise juurde. Ja ega ma arvan, et kui ei oleks nagu see toimunud, siis täna ma võib-olla ei oleks ka nagu, ei tegeleks muusikaga hobikorras. Ja sinu muusikakarjäär siis ongi, et tuberkuloited? Tuberkuloited 31 aastat ja ongi täpselt 31 aastat. Ja see sai siis ka nagu alguse Sindist või kuidas see alguse sai? Ütleme nii, et kui võtta nüüd selle bändi ajalugu lahti, siis tegelikult Tuberkuloitedi eelkäija oli Sindi kooli bänd Mikropragu, kus siis Alar mängis kitarri ja veel siis koolipoisid, tema klassivennad ja sõbrad. Ja siis nad ju läksid mingi aeg Vene sõjaväkke ja kui ta siis 91 aasta alguses tuli sõjaväest tagasi, siis ma arvan, et see võis olla mingi 91 aasta märts või aprill, kui me esimest korda kohtusime ja ta ütles, et võiks proovida ja see tegelikult indikatsioon minuga rääkida tuli klassiõdedelt, et Indrek laulis, et
proovige. No ja siis me korra proovisime, nüüd me siis 31 aastat oleme proovinud, et jah, et me loeme oma sünnipäevaks maikuu viimast päeva 91. aastal. Ehk siis ikkagi oli mingi tugi kuskilt olemas? Kool, et selles mõttes, et kui ei oleks ju kooli, siis ei oleks olnud seda mikropragu ja ega tuberkuloitide nii-öelda see esimene koosseis oli puhtalt mikroprao poiste pealt üles ehitatud. See, mis tast tänaseks saanud on tegelikult see, et kõik, kes tuberkuloitidest täna mängivad, kõik on Sindi koolis käinud, välja arvatud basskitarrist, aga tema on jällegi õue kaudu meie nii-öelda bändiliikmetele hästi tihedalt seotud olnud, et noh, see sidusus või see kooslus on ikkagi olnud sõbrad, tuttavad, noh, praktiliselt kogu oma teadliku elu. See on küll tegelikult väga äge, et ühest väiksest kogukonnast on tulnud, et mulle see väga meeldib. Aga mõtlengi, et kuidas siis aga õpetajad sellesse suhtusid, et kui klassikaaslased toetasid, siis mis õpetajad tegid? Noh, vaata, minul on nagu selles mõttes nagu selle Sindi kooli poole pealt nagu väga raske öelda, sellepärast, et kui me tuberkuloitidit alustasime, siis ma juba olin lõpetamas Pärnu kutsekoolis siis esimest nii-öelda aastat ja toetati tugevalt, sellepärast, et tegelikult kutsekas läks samamoodi edasi. See sporditeema, et ma mängisin korvpalli, käisin võistlustel kogu aeg ja noh, kuule, reedel on kontsert, et ma lähen nats varem ära, no ei ole probleem, teie asjad järgi, kõik on hästi. Eks ta muidugi seal teise aasta lõpus ikkagi ja kolmanda aasta esimene pool natukene läks lappama, aga lõpuks asjad ikkagi enam-vähem joonele. Jah, aga ei olnud siis seda suhtumist, et tahtelite noored, et... Ei, et selles mõttes, et kui ma täna näiteks oma nende meistritega, kes seal koolis olid meie grupiga seotud, nendega kohtun, siis need ikka küsivad, et kas ikka teete või? Nagu päriselt või? Ma nagu ei oleks uskunud. Ja sa annad Spotify aadressi või otsid tal telefoni Spotify välja, et kuula, nii palju lugusid või? Päriselt või? Kurat, te olete ikka ägedad. Et selles mõttes, et see, ma arvan, et see ongi nagu üks sellistest asjadest, mille pärast me nagu selle tubekate kambaga üldse edasi teeme. Et noh, piisab ühest inimesest, kes tuleb kuskil kas kontserdil või tänava peal või no ükskõik kus kohas ütleb, et tekki te teete nagu ägedat asja. Et ma arvan, et sinnamaani, kuni on see üks inimene olemas, tulemas, ütlemas, me ikkagi toimetame. Jah, no ma võin ka see inimene olla. Et see on väga äge. Aga kas teil oli kohe populaarsust või te läks selleks ikkagi aega või kuidas see populaarsus nagu kasvama hakkas üldse? Me alustasime 91 kevadel ja siis 91 aasta suvel me tegime juba esimesi lindistusi. Aga 92. aastal me andsime raadiosse esimese loo, mille nimeks oli Korraks. Ja kuidagi see Korraks hakkas seal raadios sellises saates nagu Kuradi tosin kuidagi jube hästi toimetama. Ja siis seal läks nagu hästi, siis sealt tuli juba edasi raadiokanalitest tuli selline laul nagu Raadio. Ja siis mõned aastad hiljem tuli juba 7 vaprat, et selle 7 vapra ajal muidugi oli huvitav vaadata, siis ma veel elasin Sindis ja kõik me elasime Sindis, kuidas pühapäeva õhtu, kui see 7 vaprat nagu eetrisse tuli, kuidas Sindis nagu elu katkes. Ehk siinkohal kõikidele, ma ei tea, Sindi kooli lõpetanud inimestele, vilistastele, õpetajatele, õpilastele, kes te kunagi siis hääletasite meie poolt, et suured tänud, et seda vaikust Sindi tänavatel iga pühapäev vist sellist ei ole olnud nagu selle 7 vapra ajal. Väga äge. Mul endal on ka sellised täiesti informatsioon nagu täiesti uudne ja ma ka on väga äge kuulata seda. Ja mulle nii meeldib just see mõte, et te olete nagu ikka veel koos, et see on nii... No, see on, ma siin mõned päevad tagasi suutsin lastega koos vaatama ühte sellist filmi nagu Pahad poisid, kus 2 musta meest mängivad ja seal oli siis selline lause, et no, et pahad poisid igaveseks. Et noh, me küll nüüd ei ole need pahad poisid, aga et noh, tubekad igaveseks, et me tänasel päeval peale 31 aastat me nagu ei ole nagu seda tunnet, et äkki lõpetaks, sest tegelikult neid ideid, seda informatsiooni, mis aitab luua uusi lugusid uue nurga alt, käia kontserditel, neid nagu jätkub nagu meeletult. Löö aga internet lahti ja sealt
paisatakse sulle seda infot peale, mille pealt kirjutada muusikat, et seda on nagu meeletult. Aga seda siis ei ole juhtunud, et kui te elategi erinevates linnades, et pole nagu tekkinud mõtlenud, et äkki jätame poolikuks või? Ei, see meie see süsteem nagu toimib päris hästi, et me olemegi tegelikult, meil on bändis 6 inimest, et 3 inimest elavad Tallinna piirkonnas ja 3 inimest siis Pärnu piirkonnas, et me oleme tegelikult päris hästi saanud ja mingisugusel ajahetkel, kui me oleme muutunud nagu väga-väga laisaks, siis ikka sealt 6 inimese hulgast leidub üks, kes ütleb, et kuulge, mehed, nüüd on vaja kokku saada, nüüd on vaja teha proovi ja siis vaatame, kuidas edasi läheb. Et neid hetki on ja ma usun, et sinnamaani, kuni see üks inimene on olemas, kelle jaoks on see väljund nagu tähtis, siis me jälle vaevalt veel laiali läheme. Aga kas te nagu olete mõelnud ka, et te võite olla nagu Sindi Rocki isa? Või... Kindlasti mitte, sellepärast, et Sindi Rock nagu suures plaanis. Kui ma nüüd puusse ei pane, sa võid kuskilt järgi vaadata ja võib-olla siis subtiitritesse panna, et Summer eksis, aga minu meelest kas äkki 69. aastal Eestis üks esimesi rockifestivale ju toimus Sindis. Ja ega see muusika tegemine ja bändi tegemine Sindi koolis tegelikult on olnud ennem mikropragu, ennem tuberkuloitedit nagu väga-väga pikkade traditsioonidega, et siin on ju välja kasvanud provintsibänd ja kes mängis kunagi Onu Bellaga koos ja neid bände on nagu veel ja neid nagu häid muusikuid, kes siit koolist tulnud on, ka neid ei ole nagu 1 või 2, neid on rohkem. Et selles mõttes me kindlasti ei saa nagu sükest asja endal võtta õla peale paguneid, et meie olemegi nüüd Sindi Rocki nii-öelda, ma ei tea, mis iganes loojad või mis asjad, et pigem võib-olla me oleme need, kes viivad seda edasi, oodates, et äkki siit võiks tulla mingisugune huvitav uus kamp, kes viiks seda siis järgmised, miks mitte 30 aastat edasi. Ja, et ma just seda mõtlesingi, et kui mina näiteks mainin kellelegi, tead, ma olen Sindi, siis kohe ja tuberkuloite, sealt võtsin ja on küll. Seda seostatakse hästi palju jah, et ja ei ole nagu häbi asi ja ütleme nii, et 90-ndatel sellest Sindist oli nagu päris palju abi ka, et kui sa ikkagi ütlesid Sindi, siis tegelikult Sindit seostati siis poiste erikutsekooliga, mis oli Paikusel tegelikult. Okay. Aga noh, et kui 90-ndatel sa selle Sindi ära ütlesid, siis kõik tõmbasid nagu kaarega kaugemale. Et see oli nagu päris huvitav. Et ma usun, et päris paljud sellised kemplemised mingisuguste inimestega jäid tänu sellele ära. Ja, okei, see on väga äge. Aga sa mainisid oma laulu Korraks, aga kas see oli ka teie esimene laul või see? Korraks oli esimene laul, mis läks raadiotesse, sest tegelikult kui me alustasime neid proove üldse selle seltskonnaga, siis me tegelikult võtsime üle selle mikroprao nii-öelda repertuaari, tegime neid laule natukene ümber, tänaseks päevaks on need laulud veel totaalsemalt muutunud. Aga jah, et see Korraks oli võib-olla selline esimene laul, mis me nagu lõime spetsiaalselt nagu tuberkuloitide jaoks. Et sealt siis hakkas nagu neid asju edasi tulema. Aga mis nagu kõige algsemad mälestused sellest bändist üldse, et kuidas üldse nagu kokku saite ja see mõte tuli ja... No klassiõed andsid idee Alarile, et kuule, proovi Indrekut ja siis jällegi vist arvatavasti, kui ma ütlesin, et see võis aprillis olla, mingisugused koolidevahelised või kutsekoolidevahelised võistlused olid Pärnus ja ma olin Sindist minemas Pärnusse bussiga ja Alar ootasin bussipeatuses seal Täitekas või mis iganes see peatus nüüd seal on ju. Ootasin seal nagu bussi ja siis minu ees jäi seisma meeletult suur Vene massauto, mille taga oli siis naftatsistern. Uks läks lahti ja roolis oli Alar, et kuule, Pärnu minek, et davai, tule peale. Eks see sõit umbes 15-20 minutit aega võttis, ta rääkis mulle selle loo ära ja see aga muidugi proovime, et kui ei proovi, siis saagi teada ja ma arvan, et suhteliselt peale esimest teist proovi oli selge, et me midagi kindlasti teeme. Aga seda, et me teeme seda nii kaua, seda ei osanud vist keegi ette. Aga ei, meil proovid, sest me proove esialgu tegime Pärnus Lina kombinaati kultuurimajas, et seal oli tehnika olemas, seal oli üks inimene olemas, kes alati meile asjad üles pani, et me saime nagu proove teha põhimõtteliselt iga päev. Okay. Et see oli nagu väga positiivne.
ja kus teil praegu on selline suurem esinemine olnud või on tulemas millalgi? Kõige üldse olnud. Ma arvan, et meie kõige suurem esinemine võis olla äkki 95. aasta äkki Rock Summer. Ma eeldan, et see oli 95, jälle võin eksida. Et pigem 95, 94, 95. Vahet ei ole. Igatahes Rock Summer, ma arvan, et seal oli siis nagu selline see koht, kus oli nagu see publik oli nagu kõige suurem. Aga eks see muusika tegemine on meid viinud ju üliägedatesse kohtadesse, et tuberkulootide muusika on tegelikult kõlanud Soomes, Rootsis, Egiptuses, Austraalias nii-öelda lavadel. Et ja tegelikult ka mingisugusel ajahetkel, kui mina bändist ära olin, siis tegelikult tubekad käisid ka Ameerikas, nii et selles mõttes meil on olnud võimalus ka nagu väisata nagu väga-väga huvitavaid riike nagu sellele hobile, mis meil on. Just. Aga oli sellega mingi kindel põhjus, miks sa vahepeal eemal olid või kas siis? No ütleme siis niimoodi, et igas kooselus tuleb ette raskusi. Ja mingisugusel ajahetkel lihtsalt oli nagu see, et me olime Alariga kuidagi omavahel sellises tupikseisus, et nagu mina tahtsin ühte asja, Alar tahtis teist asja. Ma olin põhimõtteliselt ühe plaadi materjali täiesti sisse ära laulnud ja siis läksin lastega Soome korvpallivõistlustele. Ja kui ma siis 3-4 päeva hiljem tagasi tulin Alari juurde, läksin, et kuule, et ma olen tagasi, et laulaks lõpuni. Kuule, et ma sain ühe kutiga kokku, see pani puusa pealt kõik asjad täpselt nii ära, nagu ma tahan. Kuule, et väga super, et tegelikult on nagu see, et ma olen siin kõrvalt teinud nagu oma sooloplaati ka koos õepojaga. Ja siis me kuidagi sükse aasta olime üksteisest nii-öelda täiesti eemal ja siis Alar võttis muga uuesti ühendust, et me peame istuma, et see asi ikkagi ei toimi nii, nagu meil toimis. Ja kuidagi sealt siis tekkis üks fänn, kes hakkas abielluma ja ütles, et tema tahab tubekaid omale pulma, aga ainult originaalkoosseisus. Ja sealt see siis lükkas Alari minuga suhtlema ja siis peale seda me uuesti oleme siis jälle teinud koos. Ehk siis see võib-olla see vahepealne lahkuminek oli isegi positiivne? Sükst asju peab olema. Vahest tuleb lihtsalt uksest välja minna, et jälle uuesti tagasi sisse tulla. Et lõpmatuseni nii-öelda ühes ruumis olla ja trampida ja ma ei tea, rusikad laua peale lüüa, sa võid karjuda lõpmatuseni. Pigem on nagu see, et anna korraks järgi, mine välja, tule natsi pärast tagasi, on teine ka õhu välja lasknud ja saab nagu normaalsemalt edasi minna. Ja kas siis oligi, et Sindikoolis ja Kutsekas olid siis mõlemal muusikaõpetajad, kes siis nagu toetasid su teekonda? Kutsekas tegelikult muusikaõpetajat ei olnudki. Ei olnudki. Ja, et selles mõttes, et kui ma siit ära läksin, ega siis mul enam mingisugust muusikalist sellist nii-öelda õpetaja tuge nagu väga ei olnudki, et ma küll mingisugusel ajahetkel, kui ma seda sooloplaati 2008-2009 tegin, et siis me koos Evert Sund ja selle Evert and the Two Dragonsiga siis, millest tekkis hiljem siis Evert and the Two Dragons selle kambaga, siis me natukene tuunisime ja ma siis natukene püüdsin oma hingamise asju nagu paremaks saada, et ma väga palju polnud vaja, et sai. Täpselt nii palju sai, kui palju oli vaja. Jah, okei, aga kas on hea kuulda, et õpetajad ikkagi on nagu kuidagi toetanud ja aidanud selle? Selles mõttes, et ega teistmoodi ei saagi, et ma ütlen, et siin koolis käies oli õpetajad, kes nagu kõik toetasid, kes said aru, et on aatomik, ei saa purki panna. Aga oli ka nagu sellised, kes nagu ütlesid, täiesti, see lõpetab, vanasti olid olemas need kolooniad poistel või nii-öelda erikoolid. See läheb sinna, see lõpetab seal, ja üle kooli, üle linna, ja väike linn, et eks see karma on ikka räige pits, et eks ta on need kätte saanud või siis ei ole, aga nagu ma ütlesin, et ma nagu väga ei viitsi mõelda sellele, et ma pigem olen nendega rahu teinud, et igal ühel oma elu ja iga inimene on erinev, iga inimene teab, kus maani ta oma juttude asjad läheb. Sest ega tänapäeval on ju ikkagi edukas, kõik on hästi ja selles mõttes. Abielus 4 last, koer, üks on täna sõjaväes.
teen tööd, teen erinevaid projekte, telesaateid, igasuguseid selliseid asju, et see on just huvitav, et mis ma võingi nüüd öelda nüüd, kui see läheb siin kõikidele kooli inimestele ja vilistastele, et alates novembrist või isegi oktoobri lõpust alates on Elisa Hubis selline saade nagu Pöördes. Teiste sõnadega, väga lihtsalt öeldes Eesti Top Gear, kus mina, Koit Toome ja Saara Pius teeme väga hulle asju autodega, väga kalliste autodega, selliste autodega, mida te võib-olla Eesti teedel mitte kunagi ei näe ka. Ma soovitan seda vaadata. Okei, väga hea on teada. Ja kus teie laule kuulata saab? Meie laule, kõige lihtsamalt. Ma arvan, et kõige lihtsam on kõik need veebipõhised platvormid, Spotify, Apple Music, kõik kohad, kus nad on üleval. Ütleme niimoodi, et ma ise jälgin hästi palju Spotify'd, et meie kuulajaskond Spotify's on nagu täiesti konkreetselt kasvutrendis ja igasugust informatsiooni nagu meie bändi tegemiste asjade kohta saab Facebookist, et Tuberkuloitide leht on seal olemas. Eks me seal vahest viskame villast ja vahest paneme nagu päris okeid informatsiooni kontserdite kohta ja ka pildimaterjali kontserdite kohta, mis on tehtud, mis on tulemas, mis iganes. Et need on nagu sellised kohad, et tänaseks päevaks juba minetanud enda asja siuke asi nagu koduleht, et meil kunagi oli, et see on nagu täitsa ära unustatud, aga ja Instagram on loomulikult ka, et Tuberkuloited Official on siuke lehekülg. Saab sealt ka informatsiooni. Väga hea, oleme ise ka teadlikud. Aga ma arvan, et minu poolt ongi kõik küsimustega. Ja kas oled ise ka tulemas vilistaste peole? Paraku on meil 22. oktoobril kontsert Jõgeval. Väga kahju, et ei saa tulla. Püüdsime kõigest väest, et seda kontserti tuua, aga kuna korraldaja oli juba reklaamid augusti lõpust juba nii-öelda Jõgevamaal välja pannud ja hakanud levitama, siis paraku me seda liigutada ei saanud, aga ma soovin kõikidele vilistastele jõudu ja tervist, hoidke ennast, mõnusat pidu ja ärge siis nii kõvasti pidutsege, et see koolimaja kokku kukub, sellepärast, et me 5 aasta pärast tahaksime kindlasti tulla kogu oma bändi seltskonnaga ja mina kindlasti tahaks oma sõpru endisi klassikaaslasi näha. Võib-olla mõningad õpetajad on ka veel olemas, et mitte öelda teistmoodi. Et mõnusat pidu teile ja kohtumiseni ja jälgige, mis me tubekatega teeme ja kohtumiseni. Jah. Tšau. Ma nüüd omalt poolt ikkagi lõpetan ära, et teen siis ka promo, et 22. oktoober on siis vilislaste pidu. Ja see hakkab siis kell 7 õhtulist. Nüüd võin mina ise eksida, et ei ole selles päris kindel. Aga jah, et kõik vilistused on oodatud, et kes käisid kuni 9 klassi või käisid kuni 12 klassi, et ikkagi vilistased on vilistased. Siis ma ikkagi olen vilistane, 9 klassi, pool vilistane. Pool vilistane. Ma ütlen ise endale. Nii et teil õpetajatel, kes nagu käe ette panid, neil ikkagi läks päkki, et ma olen nagu pool vilistane ikkagi. Just, ja mina olen ka pool vilistlane, nii et siin ongi. Ja siis ikkagi, et meil on ägedad koolipusad, et võib-olla vilistased või tahavad praegused õpilased, õpetajad endale, siis saab tellida, panen lingi ka jällegist. Ja meie ikkagi tegevusi saab ka Facebookist, Instagramist igalt poolt jälgida. Ja Tuberkuloitel siis ka ja Indrekul ka ja kõigel saab. Jah, suured tänud kutsumast. Veel kord. Ilus pidu teile kõigile. Jah, aitäh!